Lihtne võimalus on lihtsalt kirjutada kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sisse, et ettevõtluskeskkonna soodustamine ja parandamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne ja leida sinna juurde ka rahalised vahendid kohaliku omavalitsuse jaoks. Parem variant, aga vaieldamatult keerulisem, on motiveerida omavalitsusi ettevõtluskeskkonda soodustama, töökohti looma läbi erinevate tuluallikate. Ettevõtjaid on vaja toetada, ehk siis ettevõtjad on need, kes loovad tegelikult töökohti ja neid tuleb siia lihtsalt meelitada, kui neid siin ei jätku. See koostöö ei ole mitte ainult nüüd, ütleme, ettevõtjad omavahel või näiteks 2 valda omavahel või linn ja vald, vaid see on ka maakondade omavaheline koostöö ja maakonna ülene koostöö. Kindlasti kõige olulisem on minu arvates see, et ettevõtjate jaoks see piirkond oleks atraktiivne nii investeerimiskliima suhtes kui ka, et tal oleks nagu lihtne siia seda investeeringut tuua. Igal juhul tuleb seda identiteeti hoida, kus see Võrokeste oma ja hea kaubamärk töötab ja seda kolka patriotismi tegelikult on siin veel küllaga, et seda aktiviseerimist ja ettevõtlikkust uuesti taastoota. Me peame siin omas keskis kõigepealt kokku leppima, mis sektoritesse on mõtet panustada. Kõikidesse sektoritesse paraku me ei jõua ega suuda, aga mööbli- puidutööstussektor, transiit, põllumajandus ja turism on need valdkonnad, kuhu selles regioonis on mõttekas panustada.